Orienteerumisklubi TON 2016. aasta 3. neljapäevak toimus 28. aprillil Keila joal. Päevaku korraldas spordiklubi Saue Tammed. Veidi peale stardi avamist hakkas sadama vihma. Autoparkla kõrval toimus piletite müük ning SI pulkade ehk elektronkiipide rent. On siin 12 on kõige väiksem. Start on siin, jah? Keelatud ei ole U25. Starditelk asus parklast 500 meetri kaugusel. Seal sai iga osaleja valida endale jõukohase raja ning kaardi. Veidi kuuse all kaardi uurimist, elektronkiibi nullimine, start ja umbes tund aega hiljem oli sama perekond jõudnud veidi märgade, kuid samas rõõmsatena finišisse. Kokku osales Keila joa orienteerumisneljapäevakul 579 inimest. Mõtlesin küll, et seal oli hirmus enne starti, aga jälle ju. Seal oligi hirmus. Ei olnud. Tema ei ole metsad käid, ta ütleb, et on hirmus. Järgi osta. Ta on viiele. 40. Ja, kui tagasi läksime, siis mitte keegi küsinud. Rajameistrid olid ette valmistanud 14 erineva raskusastmega rada, pikkusega alates 1,5 kilomeetrist kuni 9 kilomeetrit. Finišis võeti elektronkiipidelt andmed kontrollpunktide ja raja läbimiseks kulunud aja kohta. Eriti radan. 21 ajal. Hakkab vist targi jääma. Jooksin ka ise raja läbi ning varajase startijana õnnestus mul vältida suuremat vihmasadu. Valisin 4,5 kilomeetri pikkuse raja, millel oli 11 kontrollpunkti. Mait, kas täna läks kõik plaanipäraselt? Jah, täna läks selle mõttes plaanipäraselt, et kõik orgunn oli paigas, kooskõlastused olemas, müük töötas, punktid olid metsas, kaart oli korrektne, start, finiš, kõik töötas. Mis muidugi ei läinud plaanipäraselt oli see, et vihma tuli ja tuli palju vihma, nii et meie parkla on siin kõik
mudane ja lükkasime autosi välja ja nägime vaeva, sest see plats on selline, kus vett nagu väga ära ei jookse. See läks nagu plaanist välja, aga see on jälle omamoodi lõbus meenutada, sest see päevak jääb nüüd küll paljudele meelde ja alati ma käin kõik platsid läbi ennem, et ma mõtlen läbi. Start on siin, inimesed on siin, keskusparkimine siin, sissesõit siit, sissesõit sealt. Sest kui meil on 500 inimest platsi peal, me peame 200 autot parkima rohkem. Ja et leida koht, kuhu panna 2 autot üldse, on suhteliselt keeruline ja saada need kooskõlastused, et tohib sinna minna autodega peale. Ja enamasti kipub nii olema, et kui on hea ja vahva maastik, siis see parkla ei ole seal juures. Siis tuleb leida see parkla vähe kaugemalt ja maastikule kõndida isegi vahel kilomeetri ja rohkem. Et see on niisugune lõbus mäng, aga me leiame need kohad ja korraldame rõõmuga. Kes võivad üldse orienteerumisega tegeleda? No ega selliseid ei ole, kes ei või. Orienteerumine on ikka väga väiksest lapsest saadik. Meil on siin ju olemas need väiksed nöörirajad, kus kõige väiksematele 3-4 aastatele me ei anna veel kaartigi, käivad meil nööri ja lihtsalt õpivad neid punkte tundma. Ja kuni seal viimane klasspäevakud meil on 85+ mehed. Ja kõik, kes sinna vahepeal jäävad. Ja vist päevakud on mõnus koht, et see ei ole nagu võistlemine. Siin tullakse naistega, lastega, koeraga, mõned lapsevankriga. Samas muidugi käib siin ka armutu võistlus siin naabrimehega ja kunagise konkurendiga. See on absoluutselt eluaegne harrastus. Ma ei näe nagu põhjust. Isegi kunagised tipud, kes kunagi on teinud seda nii, et eri ninast väljas, teevad tutasid metsaval, ikkagi tulevad, ikkagi meeldib. Kui nad siin platsi peal on käinud, ma ei tea mitu korda siin. Täna üks vend tuli metsast ja ütles, et oi, ma olen siin nii palju käinud, ma olen ikka tagasi, see on nii lahe. Ja ongi, kui on tõesti heal plats, nagu see Keila heal plats on, see on müstiliselt ilus plats. Siin on männimets, siin on mäe, siin on reljeef, siin on põnev. Et mina julgen küll kõigile soovitada, tulge proovige ära. Võib-olla tõesti, kui tuleb vihma ja nõgest ja niisugune kole ilm, siis võib-olla esimene kord ehmatab ära ja võib-olla kõigile ei sobi, aga ma ei näe põhjust, miks ei peaks inimene orienteeruda oskama või tahtma. Aitäh! Päevakutel on korraldatud ka toitlustus ja varustuse müük. Kohtumiseni järgmisel orienteerumispäevakul.